Tere hommikust! Selleks, et prillid sobiksid salliga kokku, on nad eriti ebamugavad. Me räägime täna antidepressantidest ja eestlaste ülemaailmse liikumisega ühinenud armastusest üldse tablettide vastu. Olles leidnud selle teemalise materjali, millega me teeme teie tänase eesti keele tunni, vaatasin ma loomulikult kõigepealt üle oma enese tableti riiuli mitmuses, mis minul siin on. B-vitamiin, liigese valurohi, siis kõhre kõbija, glükosamiin, verevedeldaja, kaltsium, siis väike metüleen blue, kätekreem, pantenool, kõrvapuhastaja olemas. Aga mul on teine riiul veel. Endale on siin omega, D-vitamiin, magneesium, koerale on siin, seda on veel, koerale on siin allergiarohi, kõrvarohi puhastaja, varbavahe, ebamaitsvaks muutja, sügelust maha võtvad triidid. Eks ole, mummi vaatas üle, kuidas on lood meie oma tabletiriiuliga, nagu näete, nalge siin on ka. Ibumetiin on olnud kuni perearsti Kirspuu teistsuguse ettekirjutuseni minu menüüs enam ei ole. Tekst on päris rohkete sigrimigridega. Praegu on ta kenasti puhas, antidepressantide demoniseerimine on tema nimi. Ja me teeme ta korda. Leid internetist loomulikult sassis. Pealkirja ümber ei ole jutumärke, ei all ega üleval maha need. Korrastame robottõlke, kirjutame oma suhetes tabletimaailmaga. Sul on umbes analoogse ringkäigu tegemiseks, nagu just äsja ma sooritasin. Terve paberi külg. Aju on kõige oluline, ei ole olulisem. Meil on kahte moodi ülivõrre eesti keeles. Pikk on siis kõige olulisem ja lühivorm on olulisim. Never pane kahte kokku, kõige olulisim. Kõige olulisem kehaosa ja seda on ületähtis seisakorras. Tõlge on tehtud itaalia keelest, seda meie meta eesti keelde tuua ei oska. Aga tänu sellele on väga hea õppematerjal. Antidepressante ei ole vajagi. Ja seda on ülitähtis hoida korras. Ülitähtis hoida korras, sest teised süsteemid võivad viga saada. Puudu on sõna vastasel juhul, sest teised süsteemid võivad ja me istutame siia vahele noolekesega, siis kas muidu või vastasel juhul viga saada. Kui sul ei mahu, parandus redade vahele ära, siis ta läheb kõrvale ja sõidab noolekese lahke abiga oma kohale. Aga aju on nii keeruline
ja ei saa täpsemalt leida põhjust või õiget ravi, kuna on kõrge risk saada järelnähtu. Aju on nii keeruline ja ei saa täpselt, mitte täpsemalt, me ei võrdle täpsemalt, vaid täpselt leida põhjust või õiget ravi. Uuringuteta lause on poolik eestlase taju jaoks. Uuringuteta on vaja ehk siis selgeks teha, kas tegemist on deprekaga või on lihtsalt tujupaha. Niisiis uuringuteta, kuna on kõrge risk saada ja mitte järelnähtuvaid kõrvalmõjusid. Kõrvalmõjusid võtad sama rohtu, mida sõbranna, saad kõrvalmõjud ja tagurpidi toimed. Vaatame ühe ravi võimalusi, antidepressandid, mis on ravimooduse. Vaatame ühe ravimooduse võimalusi, antidepressandid omakorras kuuluvad psühhotroopseks aineteks, mis omakorda on psühhotroopsed ained. Korras. Esimese lõigu sissejuhatused tegi õpetaja preili verimeni punaseks. Ei lähe paremaks. Me teeme. Tunded, mõisted ja tegevused on seotud neuromediaatorite bilansiga. Raamatupidamine, eks? Tasakaaluga, balansiga. Niisiis lihtne parandamine on balansiga, eestikeelseks tegemine tasakaaluga. Kui mõned saavad vähemaks või suuremaks, seda ühe aga savadit ei ole üldse vaja, koguses ka mitte. Kui mõned vähenevad või suurenevad, kogus maha, kui mõned vähenevad või suurenevad, siis tasakaalu ja mitte rohkem kasutame synonüümi enam. Tasakaalu enam ei ole. Kui organism ise ei saa reguleerida nende produtseerimist ja kontsentratsiooni kasutades toidust saanud on küll tore, kui ta on saanud, siis ta kasutab saadud aminohaped. Oi, ongi antidepressant olemas, kui inimene naerab, siis ta produtseerib ise endorfiine ja C-vitamiini. Me peame selle sõnad täitsa ümber kirjutama, sest siin on aminohappeid. Siis tuleb võtta reguleerivaid toimeaineid. Õigesti. Antidepressandid suuremas osas. See on nüüd eesti keeles öeldes enamasti. Antidepressandid enamasti mõjuvad monoamiinsetele neuromediaatoritele nagu serotoniin, dopamiin ja noradrenaliin, aga võivad ka puudutada näiteks glutamaatsüsteemi. Mis nüüd juhtus? Kõik on korras. Kõige kasutatavam on SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Me saame väljatrükis teha siia alla lainelise joone. Laineline joon tähistab kursiivi
võõrkeel eesti keele sees lükatakse kursiivi abil kü-li-li. Boldi tähis on 2 kriipsu. Nad hoiavad serotoniini sünapsis kauem, aks maha, kauem, sest ei anna vesikulitule korjata neid ära. Ei lase vesikulitel neid ära ja mitte korjata, ei lase vesikulitel neid ära lõhustada. Teate küll keemias sama väljend nagu biokeemias. Põhimõtteliselt esiteks me teeme siia taandrea. Ühes lõigus üle 2-3 lause ei ole hea. Põhimõtteliselt uuelt realt taandrita on tagurpidi sorra. Põhimõtteliselt serotoniin on see mediaator, millega proovivad töötada, kuna serotoniinist sõltub emotsioonide stabiilsus ja reaktsioon stressi olukorras. Mediaator, millega mingit proovimist ei ole ja töötamist ka ei ole, millega toimime, nii lihtne ongi, millega toimime jada, aga noradrenaliin on ka vajalik selles mõttes, et sest et ta annab elavustunnet, see on tore, et ta on jutumärkides, mis algavad eesti keeles alt, elavustunnet ja energiat, vähendab apaatiat ja annab kontsentratsiooni. Organism teeb dopamiinist noradrenaliini ja paar sammu enne on tyrosiin. Me kirjutame natukene teaduslikumaks, paar sammu enne, tõmbame maha. Dopamiinist noradrenaliini ja selles protsessis või reaktsioonis osaleb tyrosiin. Ja selles protsessis osaleb tyrosiin, seega toitumine ongi vajalik, sest probleem võib olla peidetud ainult selles. Õige toitumine. Me toitume niikuinii, muidu me sinuga ei kohtuks siin, vaid seal, on ju. Õige toitumine. No nii, aga jah, preparaadid mõjuvad mõlemale, aga erinevase tugevusega. Preparaadid mõjuvad kõigile, aga erineva tugevusega. Ikka kui on teatud, et probleem on ainult organismi töötamises. Ikka maha, lause algab sõnaga, kui on teada, et probleem on ainult organismi töötamises ja me lisame pärast koma sõna siis. Antidepressandid ei ole panatsea, mis maagiliselt, panatsea, imerohi, mis maagiliselt ravib aju, aga aitab kohas, koma, kus aju ise ei oska. Ja ei ole hea lausealgus, see on sidesõna. Lause algab sõnaga sellele abile on vaja aidata
ka ise ja lisame sõna kaasa. Eesti keeles võrreldes teiste keeltega on sageli rohkem sõnu. Aidata ka ise kaasa. Nüüd mitte ine, vaid une. Oled sama tark, kui ma arvad ära küll. Une ja toidu katu palun. Muidu on z. Toidurežiimi ei ole. Lisame sõna une ja toidurežiimi muutmine. Une ja toidurežiimi muutmine ei ole piisav. On oluline käia psühhoteraapias. Kui teeme taandrea, muutub taandrida. Kui neuromediaatorid töötavad õigesti, aga arvamustega ei ole töötanud. Arvamused, see on siis teadvus, psüühika. Kuna jutuks on psühhoterapeudi juurde minek, siis kirjutamegi arvamuste asemel ülbelt võõrsõna psüühikaga. Psüühikaga ei ole töötatud. Suureneb suitsiidirisk. Inimesed, kes on depressioonis, meil tekkis põimlause, kiilul on mõlemal pool koma. Inimesed, kes on depressioonis, ei suuda tappa ennast. Ja see tappa enda sõnad on ka vales järjekorras. Ei suuda ennast tappa, sest nendel pole piisavalt impulssi, 2 S-i, sest nendel pole piisavalt impulssi selleks. Punkt. Uus lause. Seepärast suure S-iga anda ainult impulssi, kohvi, energiajooki, bullshita, anda ainult impulssi on loomulikult halb plaan. Jah, sest depressioonis inimene, kes saab vurtsu juurde, jaksab ennast ära tappa. Taandrida. Teisest küljest, nagu igal ravimil, siin on, me nüüd siis kirjutame uuesti sõna antidepressandid, sest siin on ikka kõrvalmõjud. Nagu igal ravimil antidepressantidel on kõrvalmõjud ka. Lisaks enesetapmise 2 P-ga, kust sa selle said, enesetapu riskile. Lisaks enesetapu riskile on teised nagu kaalu ja söögiisu muutus. Serotoniin näiteks vähendab isu, sest ta annab, vahetame käände, sest ta annab tunde, et kõht on täis. Sellest tulenevalt neuromediaatorid mõjutavad silbike vahele supsti. Neuromediaatorid mõjutavad rohkem asju, võrreldes maha, mõjutavad rohkem asju, millega tegelikult soovitakse töötada. On palju antidepressante, mis töötavad umbes samasuguselt või siis pigem samamoodi kui punane, siis täiega samamoodi, aga nendel on erinev
toimeaine struktuur ja sellest tulenevad ka erinevad kõrvalmõjud. Seega võib järeldada, et antidepressantide valik on ka kõrvalmõjude valik, mida suudakse, kus sa oled siis nüüd, suudetakse taluda. Kokkuvõttes võib öelda, et antidepressandid on mugav omama. Antidepressandid on mugav lahendus meie ajastul. Mugav lahendus meie ajastul. Inimesed panevad rohkem tähelepanu psüühilisele tervisele, rohkem. Inimesed pööravad ja esimene rohkem ka maha, kui juba läks kriipsutamiseks. Inimesed pööravad tähelepanu psüühilisele tervisele rohkem kui varem. Enne, see tähendab enne midagi. Varem, see on üldisem, eks? Psüühilisele tervisele rohkem kui enne. Mis asendame sõnaga ning, see on lisaks valdkond ning see on lisaks valdkond, mis parandab elukvaliteeti. Selliseks saime. Ja mõtlemiseni jõudsime. Me kõik oleme verimeni stressis, me kõik oleme üsna tihti meie ümber toimuvast kõigutatud, keskmest välja kõigutatud. Ei ole see ajastu, kus me haarame analoogselt olmekeemiaga preparaatide, medikamentide, tablettide järele sellele vastavalt, mida sõbranna tarvitab. Meil on olemas doktor Imre Rammul, meil on palju häid psühhiaatreid, see on teine sõna kui psühholoog. Kui sa otsustad minna medikamentide teed, siis ma soovitan sul tõsiselt mõelda ka ette. Tänapäevased antidepressandid ei võta ära sinu seksuaalset särtsu. Küll aga nad tasalülitavad mõlema suuna emotsioonid, nii rõõmu kui kurbuse. Kõigel on hind, kaotad kurbuse, aga päris rõõmu ka enam ei ole. Ja teiseks sel hetkel, kui sa otsustad ravimite pealt maha tulla, hakata jälle elama oma ajukeemia pealt, olen näinud kallitel kaasteelistel pohmakast hullemaid kõrvalnähtusid ära jääma abstinentsi sümptomeid. Neid sa ju väga ei sooviks. Küll on hea, et Tartu Ülikool õpetab erakordselt häid maailma tipptasemel arste, nii perearstideks kui psühhiaatriteks. Ole terve!